Tead, on olemas selliseid raamatuid, mis lihtsalt ei kao kunagi kuhugi. Need imbuvad meie keelde, hakkavad kujundama meie mõtlemist ja, mis kõige olulisem, hoiatavad meid tuleviku eest. Tuleviku eest, mis võib olla alati lähemal, kui me arvata oskame. George Orwelli 1984 on täpselt selline teos. See lause, see on muutunud totalitaarse järelevalve sünonüümiks, eks ole. Aga sukeldugem nüüd sellesse maailma, mis peitub selle kuulsa ja natuke kõhedust tekitava fraasi taga. See on maailm, mille George Orwell oma romaanis lõi. Nii et kujuta ette maailma, mis on ehitatud ülemaailmse tuumasõja varemetele. Me oleme Okeanias, ühes 3 hiiglaslikust üliriigist. Ja selle pealinn, Lennuväli 1, on tegelikult kunagise Londoni tuhast tõusnud vari. See on üks uskumatult roostitu ja hall reaalsus. Niisiis, tere tulemast Okeaniasse, lagunemise ja pideva järelevalve maailma. Ja just siin, kõige selle keskel, kohtume oma peategelasega, kelle nimi on Winston Smith. Tema kodu, lagunenud võidu kortermaja, haiseb pidevalt keedetud kapsa järele ja iga tema liigutus on pideva valve all. See pole mingi helge tulevik, see on lihtsalt igapäevane ellujäämine. Nii et kujuta ette, su igapäevaelu on pideva füüsilise ja psühholoogilise surve all. Kõikjal valitseb puudus, räpasus ja selline loidus. Isegi kõige lihtsamad asjad nagu seep ja habemenood on kohtavalt kehva kvaliteediga. Ja see pidev ebamugavus ja nappus ongi osa kontrollimehhanismist, see lihtsalt väsitab su vaimu täielikult ära. Aga kuidas see kõik üldse püsti püsib? Kuidas partei suudab hoida sellist absoluutset võimu? Tekib ju küsimus, et kuidas selline rusuv süsteem üldse toimib? Vastus peitub ühes väga keerukas kontrolli arhitektuuris. See on ehitatud vaimu, keele ja isegi ajaloo enda manipuleerimisele. Partei võimu tuumaks on 4 ministeeriumi. Ja siin hakkab asi päriselt veidraks minema. Me näeme esimest korda süsteemi jahmatavat loogikat. Nende ministeeriumite nimed on täpselt vastupidises sellele, mida nad tegelikult teevad. See on täiesti teadlik pettus, mille eesmärk on reaalsus segaseks ajada. Lihtsalt vaadake seda kontrasti. See oli ju täiesti absurdne, eks ole? Rahuministeerium tegeleb sõjaga, kulluse ministeerium haldab nälga, armastuse ministeerium piinab inimesi ja tõeministeerium, see tegeleb valedega. See ongi partei esimene ja kõige olulisem võimutasand. Reaalsuse enda täielik ümberdefineerimine. Need 3 loosungit, mis on raiutud tõeministeeriumi fassaadile, ongi kogu süsteemi alustalad. Ja need pole lihtsalt sõnad. Need on riigiametlik täiesti vastuoluline loogika. Ja et seda kõiki aksepteerida on vaja ühte väga erilist vaimset trikki. See ongi see peamine psühholoogiline tööriist, kaksikmõtlemine. See laseb kodanikele aktsepteerida partei loosungeid ja pidevaid faktide ümberpööramisi. Näiteks, šokolaadiratsioon väheneb, aga partei teatab, et see hoopis suurenes ja sa pead uskuma mõlemat, nii uut valet kui ka seda, et sa oled alati seda uut valet uskunud. Aga isegi kõige täiuslikumas kontrollsüsteemis võib tekkida mõra. Ja Winston Smithist ärkab väike, aga surmavalt ohtlik mässuidee. See algab ühest ainust teost, mis on selles maailmas täiesti andestamatu. See toob meid ühe keskse küsimuseni. Maailmas, kus iga sinu liigutus on jälgimise all, mis on siis see kõige hullem kuritegu, mida sa sooritada saad? Vastus ei ole tegelikult tegu, vaid midagi palju sügavamat. Ja vastus on mõtteroim. See ongi see kuritegu, mille Winston sooritab hetkel, kui ta paneb oma sulepaberile salajases päivikus. Ainukese mõtte ise on juba kuritegu. Isegi kui sa seda kunagi välja ei ütle. Nende sõnade kirjutamisega, sellega ta teab, et on juba hukule määratud. Ta teab, et mõttepolitseis saab ta varem või hiljem kätte. Aga see ei peata teda, see on otsustav samm ja siit tagasi teed enam ei ole. Ja see mäss läheb veelgi sügavamale. See süveneb ebajastliku afääriga Juliaga. Nende armulugu on mäss tõe ja mälu nimel. Maailmas, kus partei üritab hävitada kõik eraelulised tunded ja lojaalsused, on nende suhe iseenesest poliitiline akt. Iga puudutus on löök partei vastu. Aga see ei saa kesta. Nad saavad lühikeseks ajaks, üüritud toas, ilma teleekraanita, maista vabadust. Kuid see on ainult illusioon. Sest süsteem leiab sind alati üles. Ja kui ta seda teeb, lõpetad sa siin, armastuse ministeeriumis. Ja siin on üks väga oluline nuanss. Partei lõppeesmärk ei ole lihtsalt karistus. Eesmärk on teisiti mõtlemine täielikult kustutada, purustades üksikisiku vaimu ja tehes ta seest täiesti tühjaks. Teda ei taheta tappa, teda tahetakse ümber teha.
Ja siis algab Winstoni süstemaatiline lammutamine. Tema ülekuulaja O'Brieni eesmärk pole lihtsalt valu tekitamine. Eesmärk on purustada Winstoni arusaam objektiivsest reaalsusest. Ta peab õppima, et ainus tõde on see, mida partei ütleb, isegi kui tema enda silmad näevad midagi hoopis muud. Winston näeb 4. Meie näeme 4. Aga see on vale vastus. Partei nõuab teistsugust vastust. Ta peab nägema seda, mida partei käsib tal näha. ja O'Brien selgitab selle loogikat või siis loogika puudumist. Ta ütleb, et reaalsus ei ole väline asi, see eksisteerib ainult partei meeles, mis on kollektiivne ja surematu. Ja lõpuks, piinamise all, näeb Winston 5 sõrme. Tema intellekt on murtud, tema keha on alistatud, aga on jäänud veel üks viimane asi, tema süda. Et Winstoni vastupanu täielikult hävitada, peab partei purustama ka tema emotsionaalse tuuma, armastuse juuliavestu, ja nad teavad täpselt, kuidas seda teha, viies ta ruumi 101. Ja see viib meidki lõpuni. Vabadus on orjus. Mis on siis jäänud Winstonist alles pärast tuba 101 ja täielikku murdumist? Mis on armastuse ministeeriumi töö lõpptulemus? See, keda me näeme, on tervenenud Winston, kes istub kastanipuukohvikus. Ta on täiesti murtud mees, aga samas ka ideaalne kodanik. Ta on tühi kest, mis on täidetud ainult armastusega partei vastu. See on see laastavalt lihtne lõpp, mis näitab partei absoluutset võttu. See pole lihtsalt allutamine, see on täielik alistumine. Ja mitte ainult alistumine, vaid armastus oma rõhuja vastu. Ja see jätab meid üle väga ebamugava küsimusega. Orwelli hoiatus ei ole ainult totalitaarismi kohta. See on ka tõe, mälu ja selle kohta, kui kergesti meie reaalsustaju on võimalik manipuleerida. Nii et küsimus jääb, kui tõde on ainult see, mida meid sunnitakse uskuma, mis siis üldse on reaalne?